Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Täna hommikul avaldas Tallinna volikogu umbusaldust linnapea Mihhail Kõlvartile. Ja see tähendab, et linnavõim pealinnas läheb väljavahetamisele. Meil on stuudios 2 Tallinna volikogu liiget. Taavi Aas, kes praegu on fraktsioonitu liige ja olnud ka aastaid Tallinna linnapea. Tere! Tervist! Ja Peeter Pärtel-Pere, kes on Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht. Tere! Pärtel-Peeter-Pere, tere! Nii, aga hakkamegi Pärtel-Peeter edasi kohe arutama, et kes on uus Tallinna linnapea ja kes moodustavad uue Tallinna võimuliidu? Sisu enne vormi. Meil on vaja hakata pidama erakondade vahel siin konsultatsioone, siis neist saavad läbirääkimised. Kindlasti me teavitame avalikkust, et millal me oleme siis ametlikult ja igati seal faasis omadega. Räägime sisu üle ja viimane asi on rollid, kes mida saab. Ma kohe täpsustan, mitu erakonda on neid, kes hakkavad läbi rääkima? 4 tõenäoliselt. Meie Reformierakond, Isamaa, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Taavi Aas, mida te prognoosite 4 osapoolt, kui keeruliseks need läbirääkimised kujunevad? Vaadates aega, kui vähe on jäänud tegelikult valimisteni ja arvestades seda, et selle aasta eelarve on juba vastu võetud, siis kui keegi osapooltest ei hakka ajama mingisugust põhimõttelist jonni, siis ma ei usu, et need on väga keerulised. Ja ma arvan, et see 4. võim, mis on tegelikult hästi haruldane Tallinna jaoks, varem on küll olnud, aga see on lõppenud hästi kiiresti, siis ma arvan jällegi selle eelneva pealt, et see 4. võim on võimeline vastu pidama järgmiste kohalike valimisteni. Aga jällegi see tähendab seda, et keegi ei hakka ajama oma erakonna põhimõttelist jonni. On see võimalik, sest tegelikult valimiseelsel ajal on alati need ohud, et kõik peavad näitama oma nägu. See on kindlasti võimalik ja me anname endale sellest aru, et aega on vähe, ootused on kõrged avalikkusel, meil endil kindlasti ka, tahaks kohutavat tööle asuda. Ning me peame võtma seda asja külma peaga, külma kõhu, külma närviga. Kindlasti me jõuame asju teha ja jõuda kokkuleppele. Palju on nüüd seda juba siis räägitud, et küll seda linnaaparaati tuleb puhastada nendest fiktiivsetest ja tarbetutest ja arusaamatutest töökohtadest, siis linna ärinõukogud, sihtasutused, kõik. Üldine selline revisjon või audit tuleb teha linna juhtimisele ja protsessidele. Tellime me selle siis kuskilt väljast poolt kas või audiitorfirma käest või midagi muud. Linna see meediamasin, see propagandaaparaat tuleks laiali saata ja siis jõuame sisuliste asjadeni, millele me oleme ka ühel meelel. Eestikeelsele haridusele üleminek. Ma arvan, et seal meil ei teki mingisuguseid kõhklusi, tuleb lihtsalt kõvasti vaeva näha. Ning siis juba muud sellised olulised olmelised asjad, ühistransport, liiklusohutus, detailplaneeringud, et me saaksime rohkem ehitada ja ruutmeetri hinda, korterite hinda alla tuua ja nii edasi. Et kindlasti meil on erinevad nägemused asjadest, aga pole mõtet hakata ei avalikkuses ega muidu neid punaseid jooni siin kuidagi maha joonima, ennast nurka värvima. Taavi Aas, te tõenäoliselt isegi kui te ei ole enam linnapea, saate natuke rohkem aru kui võib-olla teised volikogu liikmed, kellel ei ole linnapea kabineti kogemust. Et mis siis on juhtunud pärast seda teie aega, et te teate, kui palju siis oli neid erinevaid tegelasi, kes olid erakonnaga seotud ja linnaametites ja kas Mihhail Kõlvarti ajal on nende arv suurenenud? Kas on taotletud volikogu liikme lojaalsust läbi selle, et ta saab olla kas mingisuguses linnaasutuse nõukogus, mingil muul töökohal või tema sugulane saab? Et kui palju teile see paistab? No, mul on muidugi raske rääkida absoluutsest tõest, sest ma ei ole linnasüsteemis. Aga ma arvan küll, et selle kongressi järgselt on selliseid inimesi, kes on saanud oma ametikoha selle tõttu, et nad olid kongressil Kõlvarti toetajad. Nii et ütleme, see toetuse otsimine Kõlvartile algas juba enne seda, kui oli septembrikuus kongress? See loomulikult väga suur osa sellest kongressist tegi Kõlvarti meeskond ära linnaaparaadiga või ütleme siis nende inimestega, kes töötavad linnas. See oli täiesti Tallinna nagu kongress. Ja
ma arvan, et see on üks probleem kindlasti Keskerakonnas nii-öelda tallinnustumine. Et jah, neid inimesi on. Kui te ütlesite alguses, et see linnapea otsus tuleb ehk viimasena, kui on muud kokkulepped tehtud, siis siiski meil on läbi käinud terve hulk nimesid. Te pole ise eitanud seda, et te tahaksite linnapea olla. Räägitud on Jevgeni Ossinovskist. No ma ei tea, kas Isamaa tuleb ka oma linnapea kandidaadiga välja. Eile küll Isamaa erakonna juht ütles, et tema ei tahaks olla, aga neil on ju endine linnapea Jüri Ratas erakonnas ja lõppkokkuvõttes Taavi Aas on ju ka olemas. Et kes neist siiski tõenäoline on ja kui suur on teie enda ambitsioon saada siiski linnapeaks? Ma soovin tunnustada Taavit, sest et Taavi oli see, kes ütles, et tuleb peatänav ja veel põhjendas seda suurepäraselt, et me oleme jõudnud 21. sajandisse. Ma ei suutnud seda uskuda toona, kui see tuli ja mul oli väga hea meel. Nii sama hea meel, kui mul oli kurb meel, siis kui tuli Kõlvart ja selle kõik ära koristas. Muidugi, mina tahan saada linnapeaks. Ma olen seda öelnud ja selle juurde ma jään. Ma olen ka öelnud, et kui sotsiaaldemokraadid tulevad meiega kaasa, nagu nad nüüd tulid, siis on neil haruldane võimalus saada linnapea tool endale. Ja nende sõnade juurde ma ka jään. Aga iga asi omal ajal, sisu enne, vorm pärast. Kui kiiresti Taavi Aas on võimalik teha, ütleme, revision kas või selle puhastamise mõttes, sest Tallinna linnavalitsus on tohutult suur organisatsioon. See on üks suuremaid Eesti ettevõtteid. Ja kui inimene istub linnapea kabinetis, kui kaua ta peab seal istuma, et aru saada, mis toimub allpool? No sellest, et kõigest linnast aru saada, selleks võtab ikkagi natuke aega ja sellisel juhul tegelikult mu enda see taust oli see, et hästi pikalt abilinnapea. Et see kindlasti aitab kaasa, et kui tulla niimoodi kõrvalt ja sinna kabinetti istuda, ma isegi, ma ei oska öelda kaua siis, et võtab see aega, et sellest süsteemist kõigest aru saada. Aga revisjonid, ma arvan tegelikult, et leida need, kes on tulnud tööle siin viimase, ütleme, poole aasta jooksul, see nüüd ei ole väga keeruline revisjon. Et selle teeb personaliosakond hästi kiiresti selgeks. Aga sellist, kui tahate põhjalikumat teha, siis on see ikka mingisugune pool aastat, mitte rohkem või mitte vähem. Nii et sellest tuleb aru saada, et tegemist on tohutult suure süsteemiga. Ja selleks, et selles süsteemis hakata midagi põhjalikumalt muutma, see võtab aega. See lihtsalt võtab aega. Siin on käinud see linnameedia, eks ole, läbi, et selle muutmine. Aga see ei ole ka nii, et tuleb uus linnapea, ütleb, et nüüd homme paneme selle asja kinni, et kuskil on mingid lepingud, kuskil on mingisugused hanked korraldatud, mille tühistamine maksab kuigi palju, eks ole. Loomulikult seda trahvi võib ju ka maksta, aga põhimõtteliselt see kõik on üks suur süsteem, mis on kaua töötanud ja seda, et niimoodi äkki pöörad, seda ei ole. No linnameedia kinnipaneku puhul, et sellest on palju räägitud, et venekeelne linnameedia praegu ajab hoopis teist asja kui eestikeelne. Kas põhimõtteliselt selle venekeelse linnameedia Taavi Aas võiks kohe ära lõpetada? Jah, kunagi ta oli tõesti selleks, et kõik linlased saaksid oma uudised kätte, aga me peame paraku arvestama sellega, et pärast Venemaa sissetungi, täielmahulist sissetungi siis Ukrainasse me oleme hoopis teises olukorras. Ja siin, ma arvan, tuleb väga kaaluda kõiki neid, et mis oli siia kuni selle hetkeni ja mis on pärast seda hetke. Kui napp on praegu siiski see häälte ülekaal volikogus, et mina mäletan aegu, kui on olnud ka Tallinnas umbusaldused ja kui on mitme osapoolega koalitsioonid ja kui keeruline oli pärast seda, kui üks linnavõim oli maha võetud, siiski teist paika panna, sest vahepeal võis toimuda häälte liikumisi ja see häälte liikumine võib tähendada ka mõneti seda, et te saite küll Mihhail Kõlvarti umbusalduse läbi viidud, aga te ei pruugi saada uut linnapead ametisse. Ma võin nii palju vahele öelda, et see, et minu nimi siin läbi käis, siis see ei tööta kohe üldse sellepärast, et nii kui mina lähen volikogust ära, nii tuleb üks keskerakondlane asemele ja see tasakaal on paigast ära. Nii et igal juhul teie kandidatuur linnapeana on täiesti välistatud. On praegu välistatud täiesti. Aga ikkagi, et kui palju te peate sellega arvestama ja kui palju tuleb täiendavalt tööd teha?
me arvestame sellega, me ei loo endale illusioone, et nüüd võib jalad seinale visata või et nüüd ongi sõda võidetud. Lahing on võidetud, sõda on alles ees. Ja me peame selle häälte enamuse pärast seisma aktiivselt kogu aeg, pidevalt kuni kohalike valimisteni välja. Sellise eeldusega ja suhtumisega tuleb rahulikult ja sihikindlalt minna. Seal ei ole muud võimalust, sellepärast, et mina eeldan ja meie partnerid eeldavad küllap samamoodi, et Keskerakond, kes ta nüüd kaotas kõik, kaotas Tallinnas võimu, see on eksistentsiaalne mure selle erakonna jaoks. Pluss, kui see €1 miljoni suurune võlg, Porto Franco trahv, neil istub pea kohal, siis see on samamoodi eksistentsiaalne mure. Nii et meil on tegemist erakonnaga, kellel on selg vastu seina ja iga nurka surutud loom või erakond, neil on mitte midagi kaotada ja kõik võita. Nii et meie eeldame seda, et nemad tegutsevad, tegutseme ka meie ja valvame seda häälte enamust, mis meil on. No kui selle Porto Franco puhul see trahv tuleb, endine linnapea Mihhail Kõlvart on kusagil intervjuus öelnud, et see ei ole veel erakonna lõpp, aga samal ajal just eelmisel nädalal käis mul siin saates Narva linnapea Jaan Toots, kes ütles, et no seda miljonit ei ole Keskerakonnal küll kusagilt võtta, et raha ei olnud juba eelmisteks valimisteks, et kuidas see rahaline seis võiks olla? No ma eeldan, Taavi Aas, et ei tea küll viimast seisu, aga põhimõtteliselt seda seisu te ju teate. Ja ma hakkaks sealt pihta, et sellele, mis Pärtel enne ütles, et tegelikult see Keskerakonna probleem on palju põhimõttelisem ja sisulisem. Ja Keskerakonnal uuesti võimule tõusta on ääretult keeruline. Jah, see on võimalik, aga see probleem on sisuline. See sisuline probleem on tegelikult selles, et on kadunud Eesti valijad. See on selle Keskerakonna kõige suurem probleem. Nüüd siia juurde lisandub veel see rahaprobleem. Ma olen päris kindel, et ega see rahaprobleem või rahaseis ei ole palju paremaks läinud. Ma arvan ka seda, et see miljon iseenesest loomulikult ei kukuta sellepärast, et selle Riigikogu koosseisu ajal ma arvan, et ainuüksi Riigikogus on erakonnal saada üle miljoni. Et see võimalik on see katta. See küll tähendab seda, et sisuliselt kogu büroo, kogu muu tegevus tuleb panna pausile. Valimisteks sisuliselt rahalisi vahendeid ei ole. Ja kui veel on olukord, kus suur osa kandidaate põhjusel või teisel kaotavad oma töö, siis on väga raske eeldada ka, et kandidaadid ise oma kampaaniat hakkavad kinni maksma. Nii et selles mõttes on kindlasti Keskerakond ülikeerulises seisus. Kuigi ma tegelikult selle Porto Franco kohta ei tea veel, kas see jääb ühtepidi või see jääb teistpidi. Nii et eks see aeg näitab. Vaatame natukene seda volikogu matemaatikat ka. Kui EKRE nüüd hakkab hoidma Keskerakonna poole, siis Keskerakonnal on 34 häält miinus Igor Gräzin. Kas Reformierakonnal on, arvestades seda, et Igor Gräzin on siiski teie erakonna endine liige, on olnud võimalust Igor Gräziniga rääkida ja teda veenda, et ta oleks siiski mitte EKRE ja Keskerakonna poolt, sest Igor Gräzin on selline poliitik, kes on tõesti teinud, nagu ta on ise öelnud, oma otsused alati ise ja erakondadel isegi ükskõik kummal nad ei ole suutnud teda mõjutada, isegi kui on nõutult temalt erakonnadistsipliini. Kuidas teie suhted Gräziniga praegu on? Minu suhted Igoriga on väga head, me istume volikogus kõrvuti seal üle selle koridori. Ja täna, kui me kell 7.30 Igoriga kohvitasime meie fraktsiooni ruumis linnavolikogus, ta pidas seal väikese kõne, kus ta ütles, et tema tegi oma otsuse ise, keegi selles ei kahtle. Keegi teda selleks ei nüginud ega midagi. Ta on avalikult välja öelnud kõik, mis sellega vaja. Ja mina ei muretse ka meie fraktsiooni muretse nüüd sellepärast, et ta kuidagi nüüd metsa poole uuesti vaataks. Ei usu mina, et Igor läheb ei EKRE poole hoidma, hääletama või Keskerakonna poole. Igor on nüüd see volikogus meiega. Mina tema sõna usun. Kas ja millal, kui üldse ta astub Reformierakonna liikmeks, see on tema öelda, teha ja otsustada. Igoriga on praegu kõik hästi. Kui võimalik on siiski EKRE ja
Keskerakonna koalitsioon Tallinnas? Meie suhtume sellesse nii, et see on võimalik. Matemaatika seda praegu ei luba, neil oleks seal kahe peale kokku 39 häält, mis tähendab, et üks jääb enamusest puudu. Ja me tegutseme eeldusega, et nad üksteise poole vaatavad ja hoolimata sellest, mida keegi kuidagi paberi peal ütleb või ei ütle. Keskerakonnal on selg vastu seina, EKRE vahetab põhimõtteid nagu sokke, tundub mulle, ja hoolimata nende isamaalisest fassaadist nii-öelda, miks nad siis ei hääletanud täna Mihhail Kõlvarti vastu. Aga ma ei näe seda seal kuskil praegu tekkimas, aga sellega me muidugi arvestame, et vastaspool, opositsioon, üritab hääli saada siit ja sealt juurde. Enne oli natuke juttu siin jälle minu nimest seoses linnapeaga. Ma ei tee seda. Ma ütlen ette ära, ma ei tee seda. Aga paneme jälle matemaatika kokku. Aas linnapeaks, üks keskerakondlane sisse ja EKRE-ga on koalitsioon koos. No nii. Selles mõttes kõik on võimalik ja seda enam, et mitte küll viimase 20 aasta jooksul, aga Taavi Aas mäletab väga hästi, see kõik on tegelikult juba olnud. Et see kõik on juba tegelikult olnud. On olnud ka see, kus näiliselt ühte meelt olevad erakonnad võtavad võimu ja selle võimu realiseerimine ei ole väga kerge. Ma tuleksin, me nimetasime siin nagu isikute, et kuidas on võimalik nagu ütleme need hiljuti palgale võetud tüübid sealt uuesti üles leida ja lahti lasta. See tõenäoliselt on kergem, kui on muuta protsesse. Taavi Aas, kui raske on muuta protsesse, kui raske on, tavaliselt alati öeldakse, me korraldame ümber linna juhtimise. Mida see tegelikult tähendab? Kui keeruline on korraldada ümber linna juhtimist? No tegelikult ju Kõlvarti linnapeaks oleku aeg on tehtud linnas põhjalik reform ja ma ei ole olnud linna juhtimises sees, aga ma millegipärast arvan, et see reform ei ole tehtud halvasti. Nii et kas seal sellisel kujul midagi kindlasti on vaja muuta, no selleks tuleb sinna sisse elada, ma räägin pool aastat vähemalt saada aru, kuidas asjad toimivad ja kui seal midagi ei toimi, mis siis oleks vaja ümber teha. Nii et ma võin seda öelda, et Tallinna linnas on väga tubli ametkond, eriti see osa, mis siis otseselt on seotud linnapea tööga, see meeskond, kes tal kõige lähemalt ümber on. Need on väga tublid inimesed ja ma arvan, et ma eriti ei usu, et seal oleks midagi sellist, mida nüüd minna ja kohe homne päev hakata ümber tegema. Kui pingeline saab olema nüüd läbirääkimiste graafik, ehk siis ma ei tea, kas teie erakonnal täna on andnud veel erakonna kõrgemad organid üldse volitused läbi rääkida ja kuidas see läheb, et kõik te peate ju saama, kõik, kes hakkavad läbi rääkima, peavad saama oma erakonna juhtorganitelt esmalt volituse seda teha ja siis hakkavad läbirääkimised, et kui pikaks see, te ütlesite küll, et see protsess ei tohi olla liiga pikk, aga siiski, et kuidas see ajagraafik võiks edasi minna? Võimalikult kiiresti aega viivitamata, aga kiirustamata seal juures. Meie Tallinna piirkonna Reformierakonna juhatus koguneb paari tunni pärast, mina olen piirkonna juht ja lähen siis küsin mandaati, et nende erakondadega siin Tallinnas läbi rääkida. Ja kui ma selle mandaadi saan, siis ongi selle protsessiga kombes ja siis jääme ootama, kuni teistel erakondadel see asi on ära tehtud ja siis saame kokku ja hakkame läbi rääkima. Ega keerulisem see protseduur ei olegi. Mingi hetk siis peame saama kokku linnavolikogus, on korralisel või erakorralisel istungil ja siis lähme sinna, ütleme, et siin on meie valitsuskabinet ja palun hääletage. No võtta, mul on veel üks huvitav küsimus, et ma saan aru, et linnapea asendaja on praegu Madle Lippus, aga kelle käes on antud hetkel võim, et kas need tema volitused algasid juba sellest hetkest, kui see sai välja öeldud, näiteks mis saab homme, kas linnavalitsus homme istungi peab, et kuidas see antud ajahetke juriidiline seis võiks olla? Tegelikult on niimoodi, et täna on linnavalitsus, siis koosneb 4 keskerakondlasest ja 3 sotsiaaldemokraadist. Nii et kui linnavalitsus peaks kogunema, siis häältega tegelikult Keskerakond saab teha mis tahes otsust. See eeldab seda, et linnapea on kohal. Kui linnapea
kokku ei kutsu, ise kohal ei ole, siis ka linnavalitsuse istungit ei toimu. Nii et tegelikult praegu on, ütleme nii, et selline vaakum ja ma väga loodan, et need läbirääkimised on hästi kiired, sellepärast et see, mida kiiremini see vaakum lõpeb, seda parem on. Ja ma arvan, et linnavalitsuse istungit ei toimu, juhul kui toimub, siis arutatakse tõesti ainult selliseid punkte, mis on erakordselt hädavajalikud, et mingeid otsuseid teha. Aga selline väike nüanss ka, et kui nüüd Keskerakond tahab, et ka hädavajalikke otsuseid teha ei saa, siis kui nende abilinnapead jätavad kohale tulemata, siis ei saa midagi teha. Ei saa. No tõesti loodame siis, et uus linnavõim saab ruttu paika. Aitäh teile mõlemale tulemast saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmised otsesaated on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.